Kui me ChatGPT'd, Google Gemini'd või Microsoft Copilot'i kasutame, siis me peame mõistma, et selle taga toimib üks kindel spetsiifiline tehnoloogia, mille nimeks on suur keelemudel. Suur keelemudel on selline spetsiifiline tarkvara või algoritm, mis on loodud selleks, et mõista inimkeelt ehk erinevaid inimkeeles kirjutatud tekste ja dokumente ja olla ka võimeline tootma uusi tekste ehk siis genereerida või ennustada uut sisu. Ja siin see sõna genereerimine või ennustamine on väga oluline, sest sisuliselt mida suur keelemudel teeb siis, kui te midagi küsite selle suure keelemudeli käest. Esmaselt, ennem kui te saate suure keelemudeli käest midagi küsida, ta läbib õpetamise või treenimisprotsessi. See keelemudeli õpetamise protsess näeb niimoodi välja, et võetakse hästi-hästi palju tekstilisi andmeid. Peaaegu kõigi avalikke andmeid, mis internetis on olemas, ehk igasuguseid artikleid, blogipostitusi, sotsiaalmeedias kirjutatud kommentaare, kõige, mida on võimalik saada. Seda kõike korrastatakse ja antakse siis ühele matemaatilise algoritmile, mis esmaselt tükeldab kõiki neid tekste tükkidesse või sõnadesse ja siis matemaatiliste valemite abil ta proovib mõista, kuidas need erinevad sõnad erinevates olukordades on omavahel seotud. Ehk väga lihtsustatult te võite ette kujutada, et tekib selline mega suur Exceli tabel. Selles Exceli tabelis on olemas kõik võimalikud sõnad maailmas. See ei ole kahedimensionaalne, vaid multidimensionaalne Exceli tabel ja selle Exceli tabeli sees on siis matemaatilised kaalud, mis kirjeldavad, kuidas erinevates olukordades sõnad võivad olla omavahel seotud. Nüüd siis, kui selline mudel on õpetatud, siis teda võetakse ja antakse kasutajatele kasutamiseks. Te tulete näiteks ChatGPT'sse, te panete sinna mingi küsimus või mingi tekst ja siis mida mudel teeb? Ta võtab teie teksti, ta jällegi tükeldab seda tükkidesse ja siis kõikide nende enda sees olevate teadmiste alusel ta hakkab arvutama, mis võiks olla see vastus. Ja selle vastuse kokkupanemine käib sisuliselt sõna haaval. Ehk mudel võtab teie küsimuse või teksti ja arvutab selle teksti ja enda teadmiste alusel sellise tõenäosuste nimekirja. Selles tõenäosuste nimekirjas on erinevad sõnad, mis võiksid olla esimene selles vastuses, mida ta hakkab teile pakkuma. Ta võtab kõige tõenäosema sõna ja paneb selle vastuse lause algusesse ja siis käivitab kogu selle arvutuse uuesti. Nüüd tal on olemas esialgne tekst ja esimene sõna, ta arvutab, mis võiks olla teine kõige tõenäosem sõna ja kolmas kõige tõenäosem sõna ja nii edasi. Ehk selles mõttes tuleb mõista seda, et keelemudel ei mõtle niimoodi, nagu võib-olla meie inimesed mõtleme. Ta ei mõista kogu seda sisu tervikuna, vaid sisuliselt ta vaatab teie küsimusele otsa ja kõikide nende enda sisemiste teadmiste alusel ta ennustab, mis võiks olla see vastus. Ja kindlasti see ennustus põhineb nendel teadmistel, nendel arvutatud teadmistel, mis mudelil on olemas. Kindlasti siin tuleb mainida ka seda, et meie täpselt ei tea, mismoodi me ise inimesed mõtleme, kuidas täpselt mina näiteks praegu vastan sellele küsimusele ja mis põhimõtete või teadmiste alusel ma moodustan selle vastuse, aga mida me teame, on see, et keelemudelid sisuliselt ennustavad sisu, nad genereerivad sisu ja selle tulemusena vahepeal see sisu võib olla või see vastus võib olla väga hea, väga täpne, aga mõnel teisel juhul seal võib esineda ka vigu. See võib olla ebatäpne, see ei pruugi täpselt vastata meie vajadustele, küsimustele ja nii edasi.